Tere taas, kulla tervisesõber ja tervisest hoolija. Et koos sooja ja mõnusa suvega on kohale jõudnud ka meie suverikkujad, ehk siis teisiti öeldes sääsed ja parmud, kes tekitavad meile väga palju ebameeldivust ja teinekord ka tõbesid, sest üldteada on, et sääsed on vereimejad, just emased sääsed, kes siis võivad ka levitada siukest nagu malaariat ja muid siukseid halvasid tõbesid, mis hiljem võivad meile väga kalliks maksma minna. Nii et on hea teada, kuidas siis neid pelletisi eemal hoida oma armsast ihust. Saarlased ütlesid kunagi, et parmud olevat neil nii suured, et kui selga maandub, oled käpuli ja kui ära lendab, võtab pool kilo liha kaasa. Iirimaal sääski pole, mina ei ole kedagi vereimejad sääske kohanud, on küll siuksed lennuaparaadid, mis meenutavad nagu natukene sääske, aga nemad inimest ei puutu ja selles suhtes tunduvad nad üpris ohutud olevat. On mitut liiki sääsekaitse vahendeid ja võimalusi on ja on off ja on muud siuksed kõvad keemiat, aga täna me peatume ikka looduslikel nendel võimalustel, vahenditel, et mitte siin reostada ümbritsevat keskkonda ja enda nahka kahjustada. Esimene, mis me vaatluse alla võtame, on kõige ohutum, see on siis nagu keha katmine, et nagu mesiniki, ega mesinik ju mesilast ei karda ja mesilane ka mesinikku ei ründa, kui neil just omavahelist arusaamatust seal toidu ja muu pärast ei tule. Aga mesinik ikkagi kannab seda kaitsevõrku, nagu, et igaks juhuks, et mine tea, et äkki näiteks naabri mesilane tuleb väga kurja mõttega ja lükkab oma nõela siis temal teatud kohta. Et selleks on siis on välja mõeldud sellised sääsekaitsed. Nagu minul on siin neid paar tükki ja kuna minul on väga ohtlikud kehaosad sellised, mis on nagu väga vastuvõtlikud sääselondile, siis minul on siin sellised kaitsed. Et võib seda nagu nimetada sääsemüts, et see kel tegelikult käib niimoodi, on nagu näokaitse kirurgidel ja teistel, et ütleme kael ja alalõug ja ülalõug. Ja siis teist võib kasutada, et see võib siis nagu pähe panna, et kui ta on niimoodi peas, et siis on sääsel võimalust väga vähe. Minul on suur pea ja see müts on vähe väike, nii et mina pean kasutama kohe neid mitu tükki, et oleks kaitstud. Ja sel juhul, isegi kui teil on väga tundlik näonahk, siis tuleb nägu katta ja tuleb teha siia sisse, lõigata siuksed augud, silmaaugud, et te saate siis nagu ohutult näiteks linnas liigelda ja samal ajal te jääte tundmatuks, et panka ei soovita minna ja sellistesse kohtadesse, kus on inimese identifitseerimine vajalik. Aga muidu linnas ja poes käies ja siis võite vabalt kasutada neid sääsemütse ja olete kindel, et teie pea jääb puutumata. Teine, mis on väga oluline, on muidugi alkohol. Minul on oma elus olnud alkoholiga väga palju kokkupuudet, nii paksul kui vedelal kujul. Ja ma võin öelda seda selle kohta niimoodi, et kui te olete ikkagi keskmiselt
rohkem tarvitanud alkoholi, siis need sääsed, kes teie verd imevad, nemad muutuvad lennuvõimetuks. Ja teist korda nemad ei ole võimelised enam verd imema, sest nemad surevad lihtsalt alkoholimürgitusse. Nii, ja näete, isegi nohu on tulnud keset suve. Ja siis on vaja võtta, tähendab, selline alkohol, 40% alkohol, on vaja võtta nelgiterad. Need näevad sellised. Siin on selline nagu rakett, väikene rakett. Te teate küll nelki, kes on kõrvitsa salatit keetnud, nemad teavad nelki. Ja see tuleb panna üks loorberileht ka ja tuleb kuumutada. Ja teda tuleb kuumutada, mitte keeta. Sest kui keedate, siis see alkohol aurustub välja. Tuleb natukene kuumutada ja siis maha jahutada ja segada ka natukene õli sinna sisse. Selle seguga tuleb siis ennast nagu määrida. Ja määrimiseks tuleb võtta see spreipudel, siia tuleb see segu sisse panna ja seda kannate niimoodi nagu, seda on hea mugav, on ju taskus kaasas kanda. Tasku peab küll olema natukene suurem, aga hea on panna taskusse ja siis seda saate ennast ja saate niimoodi naabrid ka ja kõik ümberkaudsed saate ennast niimoodi ära pihustada ja sääsed ei armasta nelki. Nemad armastavad küll alkoholi, aga nemad ei armasta nelki. Ja tänu sellele nemad on väga eemal. Nemad ei maandu teie ihu peale. Ja parmudega on selline lugu, et parm, kui tuleb suure hooga, temal ei ole aega mõelda, tema juba maandub, tal on juba lõuad laiali. Ja kui ta siis vajutab hambad teie ihu sisse ja ta tunneb seda nelgimaitset, siis ta jätabki oma hambad sinna ja ta lendab ilma hammasteta minema ja tähendab see, et ta on ka juba ohutu, et ta enam järgmist inimest enam ei saa, tal ei ole hambaid, ta ei saa enam ei saa järgmist inimest hammustada. Nii et mina soovin teile sääsevaba suve, nautige. Pidi olema 57 aasta kuumim maikuu. Seda on hea teada, et 61. aastal oli viimane sama suve mai. See oli see mai, kui mina sündisin. Kaunist teile kõike paremat.